ja siis tegelikult sul on juba paar märksõna, mis neil kõigil on ühist. Seega, kui sa teedki mingisuguse sisu, mis läheb nende pihta siis, ja mis on huvitav inimesele, kes otsiks tööd, siis see nagu lähebki sul mitme inimese pihta ja niimoodi sa saadki mõelda, mõtledki, et tänaval võtan suvalisi inimese, kes otsib tööd ja kes samamoodi oskab näiteks turundada, näitad talle seda videot ja see video talle meeldib, siis see on hea sisu, mida panna. Okei, te rääkisite sellest nagu loo jutustamisest on ja see, mis te just rääkisite, nagu viitab ka sellele, et peaks nagu natuke planeerima ka. Aga kui oluline on see planeerimine sotsiaalmeedias, et noorteni jõuda, et kas ikkagi nagu see planeerimine, sihtgrupi tundmine ja selle mingisuguse skripti kirjutamine, kas see on olulisem või olulisem on ikkagi testida julgelt erinevaid lahendusi ja proovida vaadata, mis meeldib nagu erinevatel platvormidele ja siis inimestele. Et kumba teie nagu soovitaksite? Ma näen, et tasuks nii kvantiteeti kui kvaliteeti panustada. Et eeltöö lõpuks on see, et kui videoidee on kehva, siis sul ei ole mõtet panustada tunde editimisesse, filmimisesse, inimeste ära rääkimisse, tule siia videosse. Et kõige tähtsam on see, et kui idee on hea, siis kõik muu võib olla keskpärane, aga inimestel ikka see läheb peale. Aga kui idee on kehva, aga kõik muu on suurepärane, nagu on võib olla kõige paremad kaamerad, kõige parem valgustus. Aga kui idee kedagi ei huvita, siis miks sa peaksid vaatama seda? Siis teed lihtsalt tavalise corporate video ja lähed uksest sisse, avad ukse ja siis teed sellise nagu mingi walk aroundi kaameraga, et see ilmselt ei kõneta väga noori. Et idee on ikkagi tähtis, aga siin saabki ju mõelda välja palju ideid ja siis testida ideid ja vaadata, et mis nende ideede juures töötab. Aga jällegi, seal ikkagi peab ka vaatama, et see justkui oleks lihtne nii-öelda vaatajal seda tarbida siis seda sisu, et kui see ongi mingisuguse Nokia kaameraga filmitud, siis sa lihtsalt sul on ebamugav seda vaadata. Ikkagi see basic peab olema nagu paigas. Me ühe episoodi tegime ka siin stuudios sellel teemal, et kuidas üldse nagu videot luua. Ma pärast lingin selle episoodi alla ka, et mis see nagu basic on, mis on nagu bare minimum, mis sa pead ikkagi tegema, et sul heli oleks hea ilmselt ja heli, et oleksid subtiitrid, selles mõttes enamus inimesi vaatavad. 60% vist vaatavad ilma subkateta. Ja, et ilma helita ja et subtiitrid on väga olulised. Ja, sealt saab ainult edasi minna, aga hea idee tundub selline asi, millele mitte lihtsalt, mul tuli idee, kohe filmime ära, aga võib-olla saab selle kuidagi paremaks teha, mõelda, kas see päriselt inimesele meeldib ja olla natuke nagu karm enda vastu, et kui sa ise arvad, et sul on väga hea idee, siis mõelda, kas see päriselt on hea idee, et võib-olla saab seda kuidagi paremaks teha, et miks peaks keegi seda vaatama. Et minu meelest sisuloojad ja mingi YouTuberid ja mitte ainult siin Eestis, vaid ka välismaal, see ongi, seda nad teevad, et nad püüavad tegelikult inimeste tähelepanu ja teevad sisu, mis meeldiks inimestele, et nad tuleksid sinna tagasi ja tegelikult tööandjal on üsna sarnane roll, nii et neilt on päris palju õppida ja YouTube on nagu täis videosid, kuidas olla hea sisulooja. Seega ma ise näen, et kui sa oledki siis mingisugune ettevõte ja sa vastutad selle eest, et nüüd teha mingisugust sisu või leida keegi, kes teeb mingit sisu, siis YouTube'is on väga palju selliseid nagu õpetusi, kuidas, mis tähendab hea sisu ja miks inimesed vaatavad sisu ja nii edasi. No mina igal juhul ka tavaliselt tööandjatel soovitan ikkagi pöörduda nagu valdkonna teadjate poole, et nagu see ise põlveotsas tegemine on nagu äge, aga see tulemus võib-olla ei ole see ja siis nagu pettutakse ja mõeldakse, et ma niikuinii sealt nagu tulemust ei saa ja siis ma nagu ei proovigi. Ja sotsiaalmeedia tööta on ju. Jah, just. Ei ole võib-olla isegi kohe vaja palgata mingit agentuuri, aga lihtsalt keegi, kes annab koolituse. Et selles mõttes koolituse võtmine sisuloome valdkonnas tundub täiega hea asi, mida teha, sest lõpuks töö puhul võiksid ikkagi seda sisu teha need inimesed, kes teavad sellest. Ja, nagu see Maiduk ütleb, et müük, nüüd on see koht, tehke natuke müüki ka. Et ma ei tea, palju te Maidukit jälgite, aga kas te ka koolitusi pakute, ma ei tea, kellegile praegu meeldis see jutt, mis te rääkisite? Pakume küll koolitusi, et me ise tahaks hästi just, et mitte, et me nüüd sõidame oma ideedega sisse, vaid me tahaks kuulata, mis on selle potentsiaalse kliendi ideed, mida ta tahaks ja aidata siis neil oma kultuuri nii-öelda sotsiaalmeedias siis kajastada.
ja miks mitte see LHV ja Tele2 võiksid selle jäävanni teema ära teha või ükskõik, kes tööandjatest kuulab, see võib päris huvitav olla, et mingi tippjuht panna teiega kuskile sinna jäävanni istuma.